kallid siinviibijad, ilusat emakeelepäeva teile. Mis usku on eestlane? Statistika ütleks meile kuivades arvudes, et nii palju on luterlasi, katoliiklasi ja nii palju õigeusklikke, baptiste. Avitab muidugi ka Taara, see päris oma kodukootud ja muhe vana. Kõige rohkem usub eestlane, aga ikkagi iseennast. Oleme enda meelest töökad, ausad, mõnikord tõsi küll, ka pisut jonnad. Ning kui vaja, tõmbame naha üle kõrvade vana sarvikule endal. Mäletate seda lugu, kus Kaval-Ants, öeldes, et tema nimi on ise, vanapaganale sulatina silma kalvas ning kus siis õnnetu olend röökides valu käes inimestele seletas, kes see tegi, ise tegi. On kujunenud arvamus, et Kaval-Ants on üks eestlase arhetüüpe. Mul on aga selline usk, et mingit kavalat tantsu polegi olemas ja vana tühi lasi ise endale tina silma. Eestlane on hoopis vanapagan, kes oma rumaluses endale liiga teeb. Kas see minu usk aga kõigile meeldib, on iseasi. Kuidas selle usu ja uskumisega ikka lood on? Võib-olla näen ja kuulen ma maailma sinust erinevalt. Keegi kolmas tajub jälle tavatuid võnkeid või kummalisi seisundeid, kuulates India ragasid. Paljudele on see vaid tüütu abrakadabra, kuid nii me liigume eluteel, käies igaüks oma rada, püüdes tabada tavamatut, muusikas, kujutavas kunstis, filmis, sõnades. Sest alguses oli sõna ja sõna oli Jumal. Kas me saame ikka alati aru, millest me räägime? Pole just kindel. Me kasutame igapäevakõnes väljendeid, mille tõelist sisu enam ammu ei adu. Mida tähendavad sõnad, sõna kuulmatus, ükskõiksus, üheskoos. Teeme lihtsõnad. Ükskõiksus. Viimasel ajal konkureerib ükskõiksusega veel räige vene sõna pohkoi. Kalkides silmades pilk, mis ütleb, mind ei huvita, pärast mind tulgu või veeuputus. Rumal ja isekas ise meie sees ütleb, ära usu kedagi peale iseenda, sest Jumal oled sa ise. Sõpru soeta vaid siis, kui nad sulle kasulikud on. Raba tööd teha, sest siis tuleb armastus. Või peaks ütlema, et tee kõvasti tööd, siis saad pappi ja võid endale osta, mida tahad. Ka armastuse, kui soovid. Nii labast asja aga ei vaja vist enam keegi. Pigem lahutada meelt. Inimene on oma olemuselt religioosne olend. Kui usk kõige väelissemasse on kadunud, tuleb appi meelelahutus, mis on religiooni asemine. On omad preestrid ja kirikud, ikoonid ja rituaalid. Kõik on lubatud ja vastutada pole vaja. Milline õndsus. Meelt saab peale lahutamisega liita, jagada ja korrutada, aga aukohale on miskipärast tõstetud just lahutus. Eestlane ütleb, et ta ei ole usklik. Olen selle väite puhul veidi umbusklik. See altkulmu piidlev isand on meie sees elanud aegade algusest pääle. Küllap ka sellepärast, et Eesti on olnud pidevalt võõra võimu ja vaimu kütkeis. Võõras vaim teeb aga ja ebausklikuks. Vaenlast ei saa usaldada. Ja kuna usaldus on usu lähisugulane, siis ei saa võõra juttu ka uskuda. Sajandite jooksul on too võõras asunud elama meie keskele ja meie sisse. Nii oleme muutunud omadelegi võõraks, saanud individualistideks, isekateks ja enesekeskseteks. Ometi oleme siin Eestimaal kõik mingil moel omavahel seotud. Aiman seda, usun seda. Küll oleks hea, kui saaks mõni kord kogu rahva lülitada ühtsesse suurde vereringesse.
et sisemine sund meid kõiki kokku viidaks, et meil tekiks oma hääl, oma rituaal. Paradoksaalsel moel said taoliseks ja rituaaliks okupatsiooniaegsed laulupeod. Siis oli koos laul meie ainukene relv, vägivallatu vastupakk võõrale võimule. Ja meie hääl on kõlanud alati võimsalt just ärevatel aegadel. Ka Eesti uus sünni juures oli see just nii. Seepärast peame ikka ja jälle oma erimeelsused, eri uskumused kõrvale heitma ning laulma. Laulma, laulma. Selleks, et olla üheskoos, usun. Seda siis arvas Tõnis Mägi. Ma ei teadnud palju Eestis. Teadsin ainult, et see asub Põhja-Euroopas, talved on seal külmad ning on palju lund. Ja et see oli 22 aastat tagasi üks osa Nõukogude Liidust. Veel teadsin, et eesti keeles on 14 kääned ja sellepärast pole seda võimalik õppida. Kuulsin, et Eestis pole ilusat ilma olemas. Olin üllatunud, kui ma lennukist välja astusin ja päikest nägin. Ma ei saanud millestki aru, mida inimesed minu ümber rääkisid. Rohkem kui tere, aitäh ja mina olen vahetusõpilane Austriast. Ei osanud ma öelda. Alguses mõtlesin, kuidas oleks võimalik kunagi eesti keelt rääkida ja sellest aru saada. Arvasin, et seda ei juhtu iial. Esimesed 3 kuud oli küll raske midagi aru saada või öelda, aga aeg-ajalt sain paremini hakkama. Pärast jõule hakkasin ainult eesti keeles rääkima, aga see oli raske. Esimene nädal olin peaaegu kogu aeg vaid. Mõtlesin, kuidas ma ütleksin seda eesti keeles, mida öelda tahtsin. Aga mul oli suur abi. Eelmine vahetusõpilane Anna. Ta aitas mul eesti keelt rääkida ja kui ma aru ei saanud, tõlkis ja seletas ta. Ka mu vahetuspere oli ja on ikka veel väga abiline. Lõpuks võtsin end kokku ja äkki olin võimeline eesti keeles rääkima.
Koos rääkimisega hakkasin ka eestlastest paremini aru saama. Mitte ainult sellest, millest nad räägivad, vaid ka Eesti kultuurist. Eestlased on alguses häbelikud ja tagasihoidlikud, aga kui sa nendega sõpradeks saad, siis on nad väga toredad sõbrad. Hakkasin nautima Eestis olemist. Naudin Eesti loodust, Eesti toidu ja isegi suusatamine hakkas pisut meeldima. Ma olen nii õnnelik, et saan siin olla ja olen nii tänulik selle eest. Eesti on nüüd mu kodu. Inimesed, kes olid sügisel võõrad, on nüüd mu sõbrad. Keel, mis oli alguses nii imelik, on nüüd päris selge. Maa, millest ei teadnud palju ja mis on teistsugune kui ette kujutasid, sai nüüd mu koduks. Kui keegi oleks mulle varem öelnud, mida ma siin õpin ja milliseid toredaid inimesi ma siin kohtan, siis ei oleks ma teda vist uskunud. Näiteks, kui ma aru ei saa, ühte sõna ei tea või kui mul on lihtsalt abi vaja ühte teksti ilmakile vaevaks kirjutada, siis ma tean, et võin alati abi küsida. Ma tänan teid, kes olete mul eesti keelt õppida aidanud ja ikka veel aidata. Eesti keel on nii ilus. Mul on natuke aega veel, aga kui ma mõtlen, et pean varsti tagasi Austriasse minema, siis ma tegelikult ei taha. Eesti keel ja eestlased on nüüd mu südames igavesti. Aitäh! Sarv on öelnud oma raamatus sõnajõud emakeele kohta järgmist. Maakeel mõlgub me meelest. Meie emakeel on maakeel. Maakeele mõistesse mahub mitmeid keeli. Vadjakeel, mansikeel, setokeel, kihnukeel, muhukeel, hiiukeel, saarekeel, mulgikeel, võrokeel ja muid. Enamiku loetletud keeltest oleme harjunud viimastel aegadel nimetama murreteks. Siiski on nende auväärsete emakeelte nimetamine murreteks lugupidamatu ja halvustav. Just nimelt nendest keeltest pärineb meie kirjakeele väljendusrikkus ja ilu. Need ei ole mingil juhul murtud ja vääriti kõneldud keeled, vaid vanad, sügava elu ning ilujõuga keeled. Siit ka üleskutse, väldime võimalikult palju sõna murre kasutamist meie kaunite emakeelte kohta. Püüame regilaulude, muinasjuttude, vanasõnade ja mõistatuste kaudu süvendada Eestis erinevatesse emakeeltesse, mis ühenduvad kauni ühisnime maakeel all. Ja pühendame enam aega oma kauni emakeele kõnelemisele. Vaid siis areneb ja täiustub meie suus, kujunedes enne meie siit ilmast lahkumist täpseks ja jõuliseks maailmas toimuva kirjeldamise vahendiks. Nii on meie emakeele kõnelejad teinud põlvest põlve. Murrame välja kirjasõna ja arvutite poolt maha murtud keelest ja leiame taas üles elava emakeele omaenda suus. Ja nüüd me teeme siis seda, millest juttu oli, et laulame ühe laulu, mis tegelikult oma siltide poolest ja kõikide reeglite kohaselt ei ole regilaul. Aga selle autoriks on ka siis Mikk Sarv. Ja see tähendab seda, et need lapsed on ju minuga seda koos laulud, kuna minul need suured lapsed, kes täna lastekooliga pidid olema, teevad kõvatsi sporti ja muretsevad oma keha ilu eest, siis laulavad täna väiksemad. Ja teie võite kaasa laulda, kui te saate aru, kuidas see asi käib. Sest tegelikult regilaulud lauldakse mõnikord eeslaulja laulab ühe viisi, aga kool laulab hoopis natuke teistmoodi. Nii et kui sa saad pihta, mismoodi teistmoodi käib, siis laula täpselt nii, nagu see asi käib. See ei ole originaalviis. No nüüd. Kuu ja tähed langevad, enne kui lõppevad meie laulud, nõnna on meil laulusida, kui on lastel mängusida, nõnna on meil viisisida, kui on pitsaraagusida, nõnna on
teate, sest meil ei ole see Voogli Eestimaa, kus need asjad peavad siin kaasa helisema, tüdrukud ütlesid, et nendel pole ka millega helistada ja sellepärast me seda asja siia juurde ei teinud. No see on niisugune natukene regilaulu moodi laul. Te olite väga tublid ka. Teile õnnist emakeelepäeva kõigile. Tegelikult parem pool minust on Koru folkloorirühm ja vasak pool minust on Koru keskkooli folkloori õppekava kursuse rühm. Nemad on väga tublid ja me oleme püüdnud algtõdesid omandada selle paari tunni jooksul ja täna me võtsime nad endaga kaasa, et meil tekiks koos laulmise tunne. Teeme neile natuke järeleandmisi ka, sest et tõesti, asi on nende jaoks väga tões. Nüüd, Koru folkloorirühm on loodud 1995. aastal Laidinen Viilia eestvõtmisel. Esimese kavaga sel aastal me osalesime Balti riikide folkloorifestivalil Baltika. Baltika folkloorifestivalid toimuvad iga 3 aasta tagant ja ka aastal 2013 on järjekordne festival Eestis. Baltika festivalid toimuvad ühel aastal Eestis, järgmisel Lätis, ülejärgmisel Leedus ja niimoodi see ring käib üle 3 aasta. Igal aastal on Baltika folkloorifestivalil mingi teema. Tänavuse festivali teema on igal linnul oma laul. Meie lahendasime selle linnulaulu siis nõnda, et meie kava pealkiri on Linnutee rahvas. Ma tahan siinkohal öelda väga suur tänu õpetaja või eksõpetaja, emeritusõpetaja Juta Rundule, kes aitas meil korjata kokku kõik need materjalid, millest me selle kava kokku panime, sest Baltika kavad peavad 100%-liselt, ütleme 99%-liselt koosnema kohalikest algallikatest. Ja tema on need algallikad üles otsinud muuseumitest ja arhiividest ja ajalehtedest ja vanadest raamatutest. Algallikad pärinevad aastatest 1890, natukene ülespoole ja natuke allapoole. Nii et Linnutee rahvas. Eesti rahvauskumuste kohaselt näitab linnutee rändlindude teed lõunamaale ja sealt tagasi. Ka on seda peetud teeks, mida mööda surnute hinged lendavad lindudena kaugele maale. Linnutee heleduse järgi on ennustatud eeloleva talve lumekogus. Linnud toovad linna. Lõuke toob lõuna sooja, lõuke toob lõuna sooja. Hakkavad rändlinnud meile tagasi tulema. Kõige varasemad tulijad on kuldnokk, lõoke, kiivitaja. Vanarahvas ütleb, et juba madisepäeval, 24. veebruaril lõigatakse lõokese keel lahti. Kuldnokk laulab koidulaulu. Kutt-kätt, küü, kululet, madada priido. Kutt-kätt, küü, kululet, madada priido. Lõoke laulab lõunalaulu. Siga metsa, poiss pöörab põua, vits kätte kaasa taskuse. Sirr, siga metsa, poiss pöörab põua, vits kätte kaasa taskuse. Sirr. Kussu kulla pesakene, tuo taga
kus see must kukki see sai, kus see must kukki see sai. Kull murdis musta kukke, kull murdis musta kukke. Kus see kulli see sai, kus see kulli see sai. Kull läks Soome soola tooma, Tallinnast tubakat tooma. Kull läks Soome soola tooma, Tallinnast tubakat tooma. Nii lõpus meil ei ole kunagi olnud. Nii, Marle, palun. Ainult nädalapäevad pärast jookes saabub kiivitaja ning siis linavestrik. Linavestrik kuulutab vete vabanemist ning seepärast nimetatakse teda laialähtujaks. Rahvasuus on linavestrile antud ligi 60 nime. Esimestel maipäevadel või mõnel pool juba kägu ja isegi suitsupääsukest kuulub. Kägu kukku see otsas kukku, kukku. 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 Kukku, kukku, käokene, kukku, kukku, käokene. Ega kägu sulle kukku, ega kägu sulle kukku. Kägu kukku karjad selle, kägu kukku karjad selle. Helgi peinaniite jälle, helgi peinaniite jälle. Lõksub loo võtti jälle, lõksub loo võtti jälle. Paugub paemurdi jälle, paugub paemurdi jälle. Lust on loo võtti all, lust on loo võtti all. Liiluseinanite all, liiluseinanite all. Ja paras paemurdi all, ja paras paemurdi all. Peole ja laul. Karbene vihma sellepärast, et ta pole luba mujalt vett juua, kui kuulehed vett pealt. Uskumuse järgi kuulutab peoleo ehk vihmakassi taunul häälitsust peatselt vihma. Vilistamine päiksepaistelist ilma. Peoko Leo, kas Tiit on teol? Teol, mis tal kaasas? Käes piima, pets leiba, pani Pauno ka käes. Peoko Leo, kas Tiit on teol? Teol, mis tal kaasas? Käes piima, pets leiba, pani Pauno ka käes. Tiidilaul. Siit metsast ei võtta mitte üks pirrutükk. Siit metsast ei võtta mitte üks pirrutükk. Pääsuke laulab päevalaulu. Kedrasin. Mätsule uue kassas kadule vett tooma, tõmbas lõhki kärr. Mikimaadli kullikandi, kedrasin ümber kudus kannud. Kudus võtsin üle kuuats ja pidsin aku tooma, tõmbas väike ka kärr. Kedrasin laululinnadest viimaseks tulijaks on öövik. Öövik on laulukuningas ehk lauluisa lindusundas. Mitmed teised olevat tema juures õpil käinud, kuid jäänud laulukunstis ikkagi köstriteks ja abilauludeks. Ööbik laulab laulu. Ööbik, toobits, kiriküüp, muule, lästüdruk, tööle, toobits. Ööbik, toobits, kiriküüp, muule, lästüdruk, tööle, toobits. Ööbik kardab laulu laulis, oi, minu silmsu silmi vaatis, oi. Ööbik kardab laulu laulis, oi, minu silmsu silmi vaatis, oi. Nüüd tuleb veel Rukki rääkima. Tema ilmuvad siis, kui Rukkis on kasvanud mehele põlvili, on salapärane ja nähtamatu lind. Seda on ainult kuulda ja mitte näha. Lindude eest hoolitseti ja neid kaitsti. Linnupesal ei tohtinud nii ligi minna, et hinge õhk-pessa läheb. Kui hinge õhk-pessa läks, jätti lind pesa maha. Neidusid aga, kes läksid vihalehiseid murdma, õpetati ka puudele ja lindudele mõtlema.
laulad puhkene, laulad jäägu linnul lenda, tuin tulla. Öövik on olla, teisi kudrutada. Kudrutasi saane teedre, kudrutasi maane teedre. Kudrutasid kulla linnud, pajatasid pardid noored. Kuhu pean mina minema, kuhu pesa tegema? Ruumikusse, raavikusse, rannapaksusse, pajusse, kus sepsaned saksa koerad kuulata isanda hurlad. Õelmad haagijad, venna väike trakikesed. Kuldnokad väljas, kevad juba käes, hüütakse esimest vilistajat nähes. Uhkesti laulab ta kuldakarva nokk laulu väljalaskmiseks praaki. Mustras ta laulul ütleb vanarahvas olema 5 viit, 6 kõõrutust ja 7 siidipaela sidumist. Lindude ilus pulmasulestik särab ja sillerdab päikese käes, kui nad parves kõnnimehe kannul käivad. Peesa sisustamine läheb kohe varakult lahti ja mõnusalt ületab kõik kohad käes. Ma tegin soosse pulmakesed, ma tegin soosse pulmakesed, mätta otsa mängikesed, mätta otsa mängikesed. Kissaga tegi õõluta, tihane tegi õõluta, kissaga kandis õllevett, karjalindu kandis vett. Kissaga paani huumalaid, pajulit paani huumalaid. Kissaga kokkaks kutsuti, kägu kokkaks kutsuti, kägu keetis keevaleme, kägu keetis keevaleme. Hiljukest pani hingevärki, hiljukest pani hingevärki, paarajas pani sagedas pani sapirohtu, sagedas pani sapirohtu. Ajas aga sae sõitelema, ajas aga sae sõitelema, sae naised nagelema, sae naised nagelema. Aitab küll. No nii. Lõoke laulab jaanipäevast alates juba leinalaulu. Jaanipäeva paiku tuleb kägulokas kukku. Pärtlipäeva ajal, see on 24. augustil, hakkavad äralennuks valmistuma pääsukesed. Nemad saadetakse teele, külvikured ja rukikured lahkuvad rukkipilvi ajal. Hilisemad lahkujad on külmakured. Kuule